See on sinu ema ja siin oled sina. Ja see siin on ema saatus. Siia kuuluvad tema kogemused, tema suhe oma emaga, oma isaga, tema lapsepõlvetraumad, tema kaotused, leinad, suhted meestega, suhe sinu isaga. Võib-olla seal on olnud petmist, armukadedust, reetmist. Ja kuidas sul on, kui sa vaatad ema saatuse poole? Mis tunne sul tekib? Kui koged rahu, aktsepteerimist, nõustumist, siis on hästi. Kuid kui sa tunned kurbust, kui sul on emast kahju, kui sul on valus või kui sa tunned viha, siis kogu su fookus läheb ema saatuse poole, mitte enda omale. Ehk siis sa vaatad ema saatust. Ja kogedes neid tundeid, sa lood oma ellu sarnaseid olukordi, mis on olnud sinu ema elus, selleks, et neid tundeid läbi elada. Kuid ema eest ei saa ju asju lahendada. Ehk siis selleks, et saaks emast separeeruda ja elada oma elu ja mitte korrata ema saatust, on vaja 2 asja. Esiteks on vaja nõustuda ema saatusega, ema valuga, ema kogemustega, tema valikutega. Ja tänada oma ema elu eest, mis ta on sulle andnud. Ja kui see on südamest tehtud, kui on nõustutud ema saatusega ja tunned tänutunnet selle eest, et sulle anti elu ja kui sa nõustud selle hinnaga, mis see on sulle maksma läinud, siis sa keerad ennast oma saatuse poole ja sa saad elada oma elu.